Selles videos annan ma ülevaate aatomi ehitusest ja selle seosest perioodilisuse tabeliga. Esiteks, aatom koosneb tuumast ja elektronkattest. Tuum omakorda jaguneb kaheks. Nagu sa näed, tuuma sees on kahte sorti osakesed. Positiivsed on prootonid ja me võime tähistada neid väikese B-tähega. Prootonite laeng on +1 elementaarlaengu ühikut. Ja prootoni massiks on 1 aatommassiühik. Neutronid on neutraalsed osakesed tuumas ja neid saab tähistada väikese n-iga. Neutronite mass on ka 1 aatommassiühikut. Neid kahte osakest kokku nimetatakse tuumaosakesteks ehk nukleoniteks. Elektronkate jaguneb elektronkihtideks ja elektronkihtidel asuvad elektronid. Elektrone võime tähistada E-tähega ja elektroni laeng on -1 elementaarlaengu ühikut. Elektroni mass on väga väike, nii et me võime selle ligikaudu lugeda nulliks. Nagu sa näed siit skeemi pealt, siis tuum on positiivselt laetud, sellepärast et seal asuvad prootonid, mille laeng on +1 ja elektronkate on negatiivselt laetud, sest seal asuvad elektronid, mille laeng on -1 elementaarlaengu ühikut. Nüüd prootonite ja neutronite arv aatomis on alati võrdne, kui see on neutraalne aatom. Ja sellepärast on aatomi laeng tervikuna 0. Elektrone võib reaktsioonide käigus ka liita või loovutada, aga sellest praegu juttu ei tule. Tuumaosakesed annavad aatomile massi, ehk siis prootonite ja neutronite arv annab ettekujutuse meile, missugune on selle aatomi mass aatommassiühikutes. Nüüd, kui me vaatame perioodilisuse tabelis, siis aatomi osakeste kohta me saame infot siit sellest tabelist. Esiteks me näeme, et on olemas siin üleval numbrid. Praegu ma olen ringi ümber tõmmanud nendele Rooma numbritele, mis on A-tähtedega. Ehk siis neid nimetatakse rühmadeks, mis jooksevad vertikaalsuunas, kas ülevalt alla või alt üles, kuidas võtta. Ja nüüd see rühmanumber näitab elektronide arvu väliskihil. Ehk siis näiteks 8A rühm ütleb, et kõigil nendel elementidel on 8 elektroni väliskihil, välja arvatud erandina heelium. Temal ei saagi olla 8 elektroni väliskihil. Siit tabelist on näha ka, et teised struktuuriüksused jooksevad horisontaali peal. Ehk siis 1, 2, 3 araabia numbritega. Neid me nimetame perioodideks ja nagu juba öeldud, siis need jooksevad horisontaali pidi. Ja see perioodi number näitab siis elektronkihtide arvu aatomis. Me näeme väikest numbrit üleval nurgas ja seda nimetatakse aatomnumbriks. Aatomnumbrit tähistatakse Z-tähega ja see näitab prootonite arvu, aga juba eelnevalt sai mainitud, et aatomis on prootonite arv ja elektronide arv võrdne ja see näitab ka tuumalaengut, sest prootonid annavad tuumale laengu. Kui nüüd vaata näidet, siis hapniku aatomi tuumas on 8 prootonit ja sellest me võime järeldada, et hapnikul on ka 8 elektroni. Veel siin, fosfor on 15. element, järelikult tal on 15 prootonit ja 15 elektroni. Veel on väike number, mis on komakohtadega ja seda nimetatakse aatommassiks. Kui me aatommassi ümardame täisarvuks, siis see võrdub prootonite ja neutronite arvuga.
kui me need kokku liidame. Näiteks berülliumil on aatommass 9,12 aatommassi ühikut. Teeme selle täisarvuks, järelikult 9. Ja nüüd, kuna berülliumil on 4 prootonit, siis me saame arvutada, et berülliumil on järelikult 5 neutronit. Aga näiteks boor on 10,81. Ümardamisreegleid kasutades me saame, et boori aatommass täisarvuna on 11. 11 lahutame 5 ära, järelikult on 6 neutronit boori tuumas. Elektronskeem näitab, milline on aatomi elektron-katteehitus. Ja vaatame konkreetselt kaltsiumi aatomi ehitust. Kõigepealt paneme kirja elemendi sümboli, et me hakkame sellest aatomist rääkima. Ja esimese asjana vaatame, et mitmes ta seal tabelis on, ehk siis mis on tema aatomnumber või mis on tema järjenumber. Ja järjenumber, nagu me juba rääkisime, näitab prootonite arvu ja prootonid asuvad tuumas. See on kõige esimene asi, mille me kirja paneme. Me alustame tuumast. Kuigi tuumas on ka neutronid, siis elektronskeemil neutronite arvu ei kajastata. Püstkriips näitab, et me läheme tuumast välja ja hakkame rääkima elektronkattest. Nüüd liigume horisontaali pidi sealt kastist sinna algusesse ja näeme, et kaltsium on 4. perioodis. Perioodi number näitab aga elektronkihtide arvu, järelikult ma saan panna 4 sulgu. Tal on 4 elektronkihti, sest ta on 4. perioodis. Järgmiseks ma vaatan, millises rühmas ta asub. Teises A-rühmas ja nagu kirja sai pandud, siis rühma number näitab väliskihi elektronide arvu. Järelikult kaltsiumi aatomil on 2 elektroni väliskihil. Nüüd peab teadma ka seaduspärasust, et maksimaalne elektronide arv kihil on võrdne 1 n-ruudus, kusjuures see n näitab kihinumbrit. Ehk siis, kui me arvutame, siis esimesel kihil saab olla 2 korda 1 ruudus, 2 elektroni. Paneme 2 elektroni ja esimesel kihil ei saa olla kunagi rohkem kui 2. Teisel kihil saab olla 2 korda 2 ruudus, 8 elektroni maksimaalselt. Rohkem ei tohi, aga vähem võib, siis kui meil on 2 kihti aatomil. Nüüd 3. kihil arvutuste järgi tuleks 2 korda 3 ruudus 18. Aga 18 me ei saa panna, sellepärast, et me näeme, et siis ei tuleks välja see seaduspärasus, et prootonite ja elektronide arv peab olema aatomis võrdne. Järelikult meil tuleb arvutada see 3. kihi elektronide arv, teades seda, et kokku elektroni peab olema 20. Me näeme, et 20 on puudu 8. See oli siis ülevaade aatomi ehituse kohta ja selle seosest perioodilisust tabeliga. Tänan teid ja olge tublikesed!